Tere, ma olen oma lemmikpingil ehk kollide pingil, mille kollid on, ma arvan, klimaatilistel põhjustel hüljanud. Nad istuvad suvisel ajal ja joovad õlut ja viina ja oma lemmikjooke. Mõtlesin, et räägiks natukene teemal valu ja inimeste piinamine. Millest mul selline teema varesed lendavad. Ma käisin just selles kvartalis Tartu Ülikooli kliinikumis oma rindu masinasse toppimas. Ja see oli kohutavalt valus. Ja miks ma nüüd seda mõttiska, sellepärast ma olen varem kohe muidugi seda teinud, aga mitte Eestis. Ma olen teinud Hispaanias 2 korda ja kummalgi korral ei olnud valus. Esimest korda ma käisin ühes väga kallis erahaiglas, see oli ikka maksta päris tublisti. See oli selline erahaigla, mis teenindab ka kuningliku perekonda, nii et ma räägin, ma käisin kuninga ihuarsti juures, aga see oli väga, kunagi peaks tegema eraldi mõtiskluse kuninga ihuarstist, et see oli väga huvitav kogemus, et kuidas arst tõuseb püsti ja kõik ja kuidas ta suga kõneleb ja saad ennast tunda nagu päris kuningliku perekonna liige. Aga seal ei olnud mitte mingit valu ei olnud. Ja siis teist korda ma käisin, mul oli tööl oli kindlustus, ravikindlustus ja siis käisin kindlustusega, et kindlustus maksis kinni, aga seal on ebamugavustunne oli, aga mingit valu ma kindlasti ei olnud. Ja kummagil juhul ei olnud sellist ebamugavat küsitlust. Et kui ma läksin, kõigepealt ma üritasin kvartalisse kohta üles leida, see ukse peale ei ole kirjas, kus see asika asub, siis ma guugeldasin, üritasin helistada telefoni, ma ei töötanud või vastanud, ma ei tea, mis seal oli. Ja siis lõpuks läksin üles ja siis ma lõpuks kabinetti sain, siis hakati mulle mingeid küsimusi küsima ja alguses hakkasin neile vastama lausa instinktiivselt, sest nad viisakas olla ega vastata inimeste küsimustele, aga siis ma tuli nagu mõte, et kuulge, mis ma mingitele küsimustele siin vastama. Et see on enne kuulmata, et ma ütlesin lõpuks, üritasin viisakaks jääda, et kui ma pean nendele küsimustele vastama, siis ma lähen lihtsalt ära. Kõik. Et ma ei taha soovi vastata. Kõik. Ja õnneks nad ei sundinud seda edasi vastama. Aga miks ma pean vastama küsimustele, eks, ja? Kui ma tahan lihtsalt ühte, muidugi selles mõttes riik pakub tasuta, võib-olla see on nagu kohustus küsimustele ka vastata, et see ei ole, nagu tasuta lõunad ei ole olemas, eks ju. Aga see oli ikkagi, see oli šokeeriv. Ja siis, mis toimus, oli väga-väga valus, nii et ma võin öelda, et ma Eestis enam seda teha ei soovi, seda enam, et see noor naisterahvas, kes seda masinat opereeris, masinaga opereeris, tema siis ütles, et arstid tahavad, et tulevikus oleks veel valusam. Jah. Et millest siis selline erinevus, et kui kuningliku perekonda raviv haigla, ma eeldan, et kuninglikule perekonnale pakutakse parimat võimalikku ravi, eks ju. Mitte sellist, mida tavainimustele, jah. Ja kuningliku perekonna raviv haigla, mu nagu rinnad topiti samasse masinasse, milles on raudselt olnud kuningliku perekonna liikmed, naissoost liikmete, jah. Nii et infantade rinnad on seal masinas olnud ja kuninganna rinnad on võib-olla seal masinas olnud ja siis selle leskuninganna, mis leskuninganna, ma ajan mingit sega, vana kuningas, kes abdikeerus on ju elus veel. Ühesõnaga selle vana kuninganna ka ja kõik kuninganna ema, kas ta ametlikult on, jah, tema poeg on kuningas, järelikult on ametlikult kuninganna ema ikka, jah. Et ühesõnaga tema kas on võib-olla seal masinas olnud, kellegi kuningu perekonnas kellegi omad on seal raudselt olnud. Ja ühesõnaga kuninglikule perekonnale et mulle tehakse täpselt sama teenus, mis kuninglikule perekonnale. Jah? Ja see ei ole valus. Mingite küsimustega ei peelistata. Kuidas sa peelistad kuningu perekonna küsimustega? Siis ma lähen kindlustusse, on eralt ebamugav, natuke pann koogistatakse sind, eks ju. Aga valus ei ole. Ja mul on Eestis niimoodi, et lükatakse nagu mingi A4-ks, see kuradi rindaks. Ja siis öeldakse edasi, tuleb veel valus. Et millest see tuleb? Kas see on nagu iha inimesi piinata või see on mingisugune imelik asi? Et kas Eestis tahetakse inimesi piinata? Ja? See on hea küsimus. Võib-olla tahetakse. Võib-olla et hambaarstides on ka muidugi erinev, et kui sa Hispaaniasse pead nagu paluma, et sulle süsti ei tehtaks ja mõnikord tuleb väga palju paluda. Nad ei taha ilma süstita teha üldse. Aga Eestis nagu vastupidi süsti just paluma. Nii et mingi suhtumine on, et kannata loom.
mina olen ausalt öeldes valu pooldav isik, et tõepoolest, kui sul on enda huvi, et sa tahad päriselt nagu kannatada, siis sa oled selle valinud, eks ju, ja ma olen tõepoolest ka Hispaanias palunud hambaarsti, et ta seda süsti ei teeks. Sest mul oli hiljem vaja kuskile minna ja ma osustasin kannatada. Aga kui see ei ole sinu valik, ja sa nagu, ma läksin sinna teadmisega, et on samamoodi nagu Hispaanias. Ja see teadmine nagu kadus väga ruttu. Nii et ma et Eestis ma eelistaksin seda protseduuri edaspidi vältida. Nii et kes on sinna minemas, siis teadke, et see on väga valus Eestis. Aga mujal riikides ei ole, kaasanud need kohtades, kus kuningliku perekonna liikmete rindu topitakse masinasse, selles kohas ka ei ole valus. Selles kohas pole üldse valus. Nii et. Vaat nii. See oli siis väike mõtisklus sellest, kuidas Eesti Vabariik piinab inimesi.